Asja tänaseks päevaks võtavad kokku kaks inimest, Sven Kõlamets ja Tiina Kangro. Tere siinviibijad! On väga uhke tunne seisvate inimestega samal kõrgusel silma vaadata. Ja ma teen lühidalt. Paar päeva tagasi me tähistasime sünniaastapäeva, Ilva vanaisa Mihkel Aitsami sünniaastapäeva. Ja ma usun, et Mihkel Aitsam oleks väga uhke meie üle siin ja teistes kohtades üle Eesti, sest puudega inimesed neist on nüüd saanud kodanikud. Kui midagi selle reformi puhul head välja tuua, siis just seda, et me kasutame oma streigiõigust. Poliitikutel on siin seistes, nad on öelnud, et meil on väga kahju, et me oleme pidanud tulema tänavatele. Kuid ma usun, et Mihkel Aitsamil oleks väga hea meel, et me oleme tulnud neljaseina vahelt välja ja me oleme tulnud siia tänavatele. Ja ma loodan, et kui see reform ümber tehakse, siis me hakkame reaalselt inimesi rehabiliteerima. Me hakkame seda tegema läbi spordi, läbi jõustamise, mitte töötukassa laua taga kutsumise, sest laua taga istumine ei jõusta mitte kedagi. Ja ma loodan seda, et kui see kõik teoks saab, siis puudega inimene ei karda enam, ta ei ole enam niivõrd alla surutud ebamõistliku bürokraatia pärast, et tal on reaalselt võimalik saada ravi ja rehabilitatsiooni mitte ainult tööajast, vaid ka väljaspool tööaega, et tal on võimalik uhkelt peeglisse vaadata ja tunda ennast töötava inimesena, kes ei kuluta enamuse oma vähenenud töövõimest riigiga suhtlemisele. Aitäh teile! Kõik vajalik on tegelikult juba täna öeldud, aga mul on lisada üks väike nüanss, mis sobib päris hästi Sveni kõne jätkuks. Et ma tahtsin öelda seda, et kui me Puutepunkti toimetusega ja hiljem Hooldajate Liiduga kuskil paar aastat tagasi, 2-3 aastat tagasi hakkasime inimestega, puudega inimestega, omaste hooldajatega rääkima vaikselt sellel teemal, et äkki peaks julgemalt ütlema välja oma mõtted ja vaikselt hakkasime pidama kõnelusi sellel teemal, et aga äkki me peaksime tulema tänavatele, äkki me peaksime kirjutama kirju, nõudma enda tähelepanemist, siis mõned aastad tagasi saime me 100% vastuseks puudega inimestelt ja nende pereliikmetelt, et ei, meie ei pea seda õigeks, et see ei ole viisakas, korralikud inimesed nii ei tee, see kindlasti ei vii sihile. Ja siis, kui me edasi arutasime, siis leiti järgmiseks, et aga tegelikult ei olegi vaja niimoodi teha, sest Eestis on olemas kõik seadused, mis tegelikult ütlevad, et riigivalitsejad peavad tegema meie jaoks kõik asjad korda, õiglaselt ja õigesti. Me läksime nende aruteludega edasi, täiesti süsteemikindlalt. Paljud, kes on meiega suhetes igapäevaselt sotsiaalmeedias või suhtlevad meiega saadete tegemise käigus, teavad seda, et me oleme hoidnud aastaid seda teemat üleval. Ja meie suureks rõõmuks vaikselt, väga vaikselt ja visalt hakkasid inimesed siiski mõtlema selle peale, et aga äkki tõesti. Aga siis tekkis järgmine faas ja inimesed mõtlesid, et no jah, olgu, et me võime ju tänavatele tulla, me võime ju kirjutada petitsioone, me võime ju öelda, sest me ju teame, mida öelda. Aga sellest ju nagunii mitte midagi ei muutu, sest vaadake, mida valitsus teeb, mida Riigikogu teeb, me võime ju teha, aga kas meil on siis aega sellega tegeleda, kui nagunii sõidetakse sellest üle. Ja siis me alustasime nagu järgmist faasi. Ja me hakkasime selgitama, et aga kui me lepime sellega, et nagunii
meid ei kuulata ja ei arvestata, et siis ju tegelikult mitte midagi ei muutu, et kas me siis saame olla sellega rahul. Ja seetõttu mul on väga-väga hea meel, et täna on tulnud kokku tõeliselt palju rahvast ja teistes linnades samuti, sest te teate ju kõik seda, et juunikuus töövõimereformi käivitava seaduse esimese lugemise eel, kui me ligi 15 organisatsiooniga üritasime teid kutsuda Toompeale, siis algul tundus ka, et nüüd ongi palju tulijaid, aga pärast oli hästi vähe neid. Muidugi me teame, et tulla on raske, kui ei pääse liikuma. Aga seetõttu on tänane päev nagu väga-väga olulise tähtsusega meie kõikide jaoks, et inimesed on tulnud välja. Ja lõpetuseks tahan ma öelda seda, et midagi on Eesti riigi poliitikas ikka väga-väga valesti, aga mina, kes ma olen nüüd väga pikki aastaid analüüsinud seda, mis toimub ja mõtisklenud selle üle, et missuguste meetoditega siis saab lahendada asju paremini, mille üheks osaks on see, et inimesed on tulnud välja ja julgenud öelda, mida nad asjast arvavad. Aga see ei ole ka veel piisav. Ma arvan, et järgmine faas, kuhu me peame teiega jõudma, on see, et puudega inimesed, tõsiste puuetega inimesed jõuavad poliitikasse ja parlamenti. Eks selleks on erinevaid teid. Ühest küljest võiks öelda, et liituge parteidega, minge poliitikasse, tehke ennast vajalikuks ja jõudke parlamenti. Aga ma arvan, et veelgi parem variant oleks see, kui me satuksime sinna täiesti sihtotstarbeliselt oma ringkonnaga. Niimoodi, et ka meie kõrgema instantsi ehk Riigikogu sees oleksid iga päev need väga kompetentsed, väga haritud, aga väga selgete puuetega inimesed, näiteks keegi, kes on pime, näiteks keegi, kes on kord, näiteks keegi, kes sõidab ratastooliga või kirjutab arvutiklaviatuuri ninaga. Et mina arvan, et kui me jõuaksime selleni ühel hetkel, siis me võiksime hakata rääkima paremast Eesti poliitikast ja paremast Eestist. Aga täna teile kõigile suur aitäh. Me oleme oma tänase ülesande täitnud. Me oleme meelt avaldanud. Ja me oleme ka väga seaduskuulekalt meelt avaldanud täpselt politsei poolt meile eraldatud ajaraamis ja kohas. Mina võtan endale riski ja lähen natuke ajast üle. Sest me kirjeldame meie järgmiseid tegevusi. Ma loodan, et kõik, kes veel ei olnud alla kirjutanud meie petitsioonile, said seda siin täna teha. Ja kui keegi on kuskil ja kuuleb sellest petitsioonist, siis ta saab seda ka veel teha. See petitsioon, nagu me teame, läheb väga õigeaegselt sinna, kuhu peab, ehk seadusandliku kogu kätte. Ja me loodame, et tal on see tsiviliseeritud demokraatiale omane mõju. Teda pannakse tähele, teda loetakse mõistmisega, mõteldakse, nuputatakse, peetakse aru. Ei tormata ummisjalu kehtestama seadust, mis juba oma praeguses menetlusfaasis on mõistetud ilma parandusteta hukka minema. Juhul kui seadusandja ja eriti tema poolt ametisse nimetatud valitsus ei saa aru, mida me öelda tahame, siis ma isiklikult luban, et lisaks need inimesed, kes täna on erinevates linnades välja tulnud, meie arv suureneb ja me näitame teile tõelist Hongkongi. Me istume nädalaid, kas või lumehanges. Aga me ei lase teid tööle, enne kui te tööd korralikult ei tee. Ja te teate, sõbrad, seal üleval, et ma võin olla jõle efektiivne. Ja väikse näpunäite korras, palun lõpetage see suhtekorraldusfirmadele seaduse promoomise eest raha maksmine. Esiteks 2000 euroga kuus te ei saa minu väiksest näpust ka jagu. Rohkem tuleb maksta, kui te midagi saavutada tahate. Aga tegelikult andke see lepingule kuluv raha juba täna mõnele paljudest puudega inimeste või omastehooldega tegelevate inimeste organisatsioonile. Tõesti, see oleks liivatera kõrbes, aga see oleks õigem suund kui senini.
veel kord kõikidele aitäh, kes Tallinnas, Pärnus, Rakveres, Narvas, Tartus kohale tulid. Veel kord tänan kõiki, kes meile mujalt kaasa elavad. Ja lõppkokkuvõttes lubage avaldada lootust, oli väga lahe laupäevane keskpäev. Aitäh, muusika ja rõõmsas meeles kodudesse! Head inimesed, mul paluti edasi öelda, et sealt poolt saab ka sooja teed. Ilm on jae, kuigi päikeseline. Et sealt poolt saab sooja teed. Palun minge võtke. Selles suhtes, et ongi praegu